Tere siis veel kord ka minu poolt. Olen Tiit Rae Keskkonnaametist ja räägiksin siis täna teile natukene Keskkonnaametis kasutatavatest infosüsteemidest, mida maapõue valdkond siis kasutab. Ja siis natuke puudutaks ka lubade taotlemist ja lubaste alase informatsiooni otsimist. Keskkonnaameti maapõuebüroo on siis osake riigist. Meie siis viime ellu riigi maapõuepoliitikat ja siis proovime seista selle eest hea, et maapõu saaks säästlikult ja majanduslikult otstarbekalt kasutatud. Ja sedasi, et siis seejuures keskkonnahäiringud ja keskkonnamõjud oleksid võimalikult väikesed. Ja kuidas me seda saavutame? Saavutame siis sedasi, et loastame erinevaid maapõuealaseid tegevusi. Ja siis selle loastamisega teeme koostööd erinevate osapooltega, erinevate teiste riigipoolsete ametitega, ministeeriumitega, projekteerimisfirmadega, ettevõtetega, valdadega, kohalike elanikega räägime. Et siis saada kõigipoolne seisukoht ja nõusolek ideaalis. Või kui ei saa nõusolekut maapõue kasutamiseks, et siis argumenteeritult ja põhjendatud otsus vastu võtta. Nii, aga mis siis on maapõuealased need peamised load, millega me tegeleme igapäevaselt, mida me väljastame, mida me haldame, on see maavara kaevandamise luba, mis on siis suur keskkonnaluba nüüd. Kui te tahate midagi uurida, näiteks maapõue kaardistada, mingit suuremat puurimist teha teaduseesmärgis, peaks võtma üldgeoloogilise uurimistöö loa meilt. Kui soovite maavarana arvele võtta midagi, siis ja tahate maapõue uurida ja puurida, siis peaksite võtma geoloogilise uuringu loa meilt. Ja kui teil on vaja midagi ehitada ja selle käigus tekib kaevist, ja seda tahate kinnistult välja viia või kasutada, siis võiks võtta kaevise võõrandamise loa. See on ka kõik seaduses kirjas. Ja lisaks on siis meil võib-olla üks vähem tuntud luba on maavara või maavara arvele võtmata kivimise ettendi võtmise luba. Meie siis nimetame ta lihtsalt väikesaarte loaks. Selle te saate taotleda siis, kui te elate püsiasustusega väikesaarel ja soovite siis valla objektide ehitamise tarbeks võtta maavara, siis te pea seda suurt kaevandamisluba taotlema, vaid saate selle loaga kergemini seda tegevust läbi viia. Ja lubasid on palju, millega maapõuebüroo tegelikult tegeleb. Keskkonnalubasid Keskkonnaametil kokku on eilse päeva seisuga siis üle 4000. Kaevandamislubasid on nendest 766, aga siis lisaks nendele suurtele keskkonnalubadele on need maapõue väikeload, me nimetame maapõue väikelubadeks, on siis geoloogilise uuringu lubasid, on praegu kehtivaid peaaegu 150, kaevise tarbimise ja võõrandamise lubasid 45, üldgeoloogilise uurimiste lubasid jääb siin kogu aeg vähemaks, sest 2020 aastal muutus natuke maapõue seadus ja üldgeoloogilise uurimiste loaga nüüd enam seda maavara ei saa uurida niimoodi, et sa saaksid seda maavara arvele võtta pärast kaevandamisluba sellele taotleda peale. Et selle vastu on mõnevõrra vähenenud. Ja väikesaarte lubasid on hetkel 3, mis kehtivad. Ja kuna lubasid on palju, siis oleks vaja kuidagi neid hallata ja
Keskkonnaametit ka küsitakse hästi palju selliseid küsimusi ja tehakse teabepäringuid ja teabenõuded meilt seoses lubadega ja üldse looduskeskkonnaga. Ja kogu see menetlemine ka tegelikult on päris pikk ja dokumentide mahukas protsess. Et seda kõike hallata, siis on vaja infosüsteeme ja geoinfosüsteeme kui ka siis dokumendihaldussüsteeme, sest dokumente on tõesti palju ja need objekte on palju, lubasid on palju. Postipoisi viimane versioon siis tuli meil aastal 2009. Enne seda olid Postipoisi varasemad versioonid, aga ütleme, Postipois on meil päris pikka aega kasutusel. Seal me siis tegelesime erinevate lubade menetlemisega ja dokumendihaldusega. Aastal 2016 tuli Kirke. See menetlused sinna kolitud. Lubade menetlused ja dokumentatsioon. Aga ka Kirke tegelikult oli selles suhtes halb, et jah, nii Postipoisis kui Kirkes olid menetlusdokumendid, igasugused menetlusetapid ja kirjad, aga keskkonnalubasid tegelikult me hoidsime veel eraldi süsteemis, et selleks oli GLIS 1 ja GLIS 2. Et see on ka hästi vana süsteem. Seal olid siis erinevate lubade failid ja siis läbi selle keskkonnalubade infosüsteemi siis tegeleti, läbi selle koguti siis deklaratsioone ning maapõue mahuaruandeid. Kui sul oli karjäär, siis sul kord kvartalis on kohustus teada, palju siis oled kaevandanud. Et siis said läbi selle GLIS-i elektrooniliselt esitada. Ja kui seal mingisugused keskkonnatasud kaasnesid sellega, siis sai neid ka seal deklareerida. Nii, aga ütleme sedasi, et need infosüsteemid olid, ütleme, et sai hakkama, aga ikkagi kõik sellised dokumendid olid natukene eraldi ja see ei olnud hea. Ja hakati arendama Kotkas-süsteemi ja maapõue valdkond siis kolis sellele üle aastal 2020. Mis siis on infosüsteem Kotkas? Pika nimega on ta siis keskkonnaotsuste terviklik automaatne süsteem. Lühidalt siis lihtsalt Kotkas. Et seal on nüüd tõesti läbi selle süsteemi saab lubasid taodelda. Taotlusi saab seal süsteemis menetleda. Pärast nii taotlusi kui ka juba väljastatud lubasid saab seal hallata. Läbi selle esitatakse deklaratsioone ning mahuaruanded või siis läbi selle süsteemi siis ka peetakse erinevatel kohustustel silma peal, kel keskkonnalubadega võib kaasneda. Et kõik dokumendid ühes kohas ja Kotkas on natuke ütleme sedasi, et lubadepõhine süsteem. Et kui sul on luba või loamenetlused, siis sinna alla saab kogu selle kirjavahetuse siduda. Et kui mingisuguse loamenetlusega või juba väljastatud loaga tekib mingisugune küsimus, siis saab selle küsimuse sinna loa alla panna. Ja kõik dokumendid on pärast ühes kohas. Et selles suhtes on väga hea, et siis ei ole dokumendid igal pool laiali. Ja see annab tegelikult väga palju juurde. Aga peale maapõue on siis ka teised valdkonnad. Et nüüd me siis menetleme need kõiki teisi valdkondasid ka koos, kui varasemalt oli sedasi, et kaevandamisluba tuli kõigepealt taodelda ja pärast seda siis paralleelselt või pärast maapõueloa väljastamisega võisid ka veeloa või jäätmeloa välisõhuloa taodelda, kui sul vaja oli, siis nüüd me menetleme kogu seda keskkonnaluba tervikuna ja proovime siis kõik vajaminevad valdkonnad kohe läbi arutada ja ka loa väljastada, tervikliku loa.
Nagu öeldud, siis 2020 maapõue valdkond läks üle Kotkasele. Alates jaanuarist kadusid ära katendi võõrandamise loa taotlemiskohustus eraldi, et seda katendi võõrandamist võid siis otse Kotkases deklareerida. Ja märtsikuuks siis me jõudsime kõik kaevandamisload siin üle tuua Kotkas süsteemi GLIS2 süsteemist. Ja alates siis aprillist 2020 seal ka nii-öelda deklareerida. Väikelubade menetlemine tuli siis natukene hiljem sinna juulikuus. Ja hetkel on siis peaaegu praktiliselt terve maapõue valdkond Kotkas süsteemi peal. Ütleme niimoodi. Et igasugused korrastamiskohustused ja asjad on nüüd seal Kotkas süsteemis. Siin on üks näide ka sellest vanade lubade taotlusvormidest. Sellised PDF-failid olid, mida sa võisid välja printida ja ka paberil täita. Ja kõik dokumendid pidi ka meie paberil väljastama või esitama enne Kotkas süsteemi. Nüüd on kõik digitaalne, et see on ka siis nii-öelda aja ja siis ressursi nii-öelda kokkuhoid. Nii, esilehekülg näeb välja Kotkase sihuke, kõik võivad sinna minna, vaadata, uurida. Usun, et paljud on teist ka juba seda kasutanud, kas siis lihtsalt uudistamas käinud või lausa igapäevaselt kasutanud. Et siis siin Kotkas süsteemis saab ka igasuguseid lubasid ja taotlusi meilt otsida. Et kui lähete siia keskkonnalubade juurde, siis te saate otsida nii-öelda erinevaid kehtivaid keskkonnalubasid, kui ka siis saab vaadata, millised keskkonnalubade taotlused on meil sees ja millised menetlused meil pooleli on. Ja siin saab nii-öelda otsida neid erinevate valdkonda lubasid ja sorteerida sihukeste rippmenüüdega. Nii. Ja ma ütlen ära, et hästi palju dokumentatsiooni on, ütleme, et avalik. Reeglina praktiliselt kõik on avalik. Et kui me midagi ei avalikusta, siis tõesti kaalutletud põhjusel, et kas mingisugune andmekaitseline info on või looduskaitseline info, mille me peame siis nii-öelda salajas hoidma. Aga kõik loamenetlusega seotud dokumendid tõesti saab siin nii-öelda menetluste kaudu üles otsida ja vaadata, mis seisus mingisuguse loamenetlus on ja kõikide dokumentidega tutvuda. Saab lisaks juurde ka taotlusmaterjalile ja igasuguste määraldiste plaanidele ning uuringuloaplaanidele. Vabandust. Aga kui te soovite ruumilist otsingut teha, siis ma soovitan ikkagi Maa-ameti kas geoportaalist vaadata või siis Maa-ameti poolt pakutavat VMS või VVS teenust kasutada, nagu siin Ivo ka natuke tutvustas. Maa-amet on tõesti meile väga suureks abiks olnud selles suhtes igasuguse ruumilise informatsiooni ning maardlate registrialase informatsiooni nii-öelda kogumisega ja kaardikihtide koostamisega. Et me Kotkases ei plaani, ütleme seda Maa-ameti kaardi funktsionaalsust küll kuidagi dubleerida, et igasuguse geosüsteemi arendamine tegelikult on väga kallis protsess ja kui Maa-amet on niisuguse nii-öelda väga suurepärase süsteemi juba välja arendanud, et siis seda ei ole nagu mõtet küll dubleerima hakata, et pigem koostööd teha. Ja ma ütlen seda, et ma igapäevases töös, nii mina kui ka siis teised maapõue spetsialistid ka neid maapõue kaardirakendusi Maa-ametis igapäevaselt kasutavad. Ja tõesti suured tänud Reedale ja ka Ivole, et see andmestik, mis sealt saab, et ta on nii mõnigi kord, ütleme, et aidanud meid hädast välja, kui on mingisugune väga mahukas teabepäring tulnud. Et siis saab sihukeste geoinfosüsteemidega igasugust ruumilisi päringuid ja otsinguid teha. Infot koondada hästi kiiresti. Nii, Kotkas on küll üks süsteem, aga tegelikult ta koosneb erinevatest vaadetest.
Avevaade on siis avalik vaade, seda saab igaüks vaatamas käia. Aga lubade menetlemiseks on siis ametniku vaade tal ka olemas, millel on siis ütleme teistsugused funktsioonid, mis aitavad meil seda taotlust menetleda. Ja Kotkasest on ka arendusvaade ja õppekeskkond, mida siis igaüks saab vaatamas käia ja kui te tahate mingisuguse taotluse sisestamist harjutada või proovida katsetada turvalises keskkonnas, siis soovitan siia piiluda. Et see näeb välja täpselt selline nagu päris keskkond, aga mingisuguseid kohustusi see teile kaasa ei too, et saate kas või Tartu linna keskele omale kaevandamisloa taotleda selles õppekeskkonnas ja vaadata, kuidas see asi käib. Nii, aga siis natuke ka sellest, et kuidas see asi käib. Kui te sisse logite ja olete lepingu sõlminud, siis teil avaneb töölaud ja siin erinevad sokid siin üleval. Ja taotluste all siis te saate taodelda erinevaid lubasid. See on terve suur nimekiri nendest erinevatest lubadest, mida te saate siis taodelda. Kaevandamisluba siis läheb siia keskkonnaloa alla, ta on keskkonnaloa üks osa. Ja saate siis ka teisi valdkondasid ära märkida, et kui te tahate kaevandada ja ka sellega seoses oma põhjavett näiteks alandada, siis tõenäoliselt on vaja ka veeluba selleks. Ja saate kõik need valdkonnad seal ära märkida ja siis ühtse keskkonnaloa omale taodelda, mida me edasi menetleme. Väikeload, milleks on geoloogilise uuringu luba või geoloogilise uurimistöö luba, kaevamise võõrandamine, väikesaarte load on siis väikelubade all, samade taotluste saki all siis ja saate siin kohe seda taotlemist alustada. Nii, üks asi, mida ma tahtsin siin välja tuua, on see, et alates siis 2020 aastast natukene muutus ja te peate ka koordinaatide tabelit sisestama, et ma võib-olla detaili ei läheks. Sihuke taotlusvorm näeb välja selline, nagu te siin näete, et põhimõtteliselt avanevad väljad, mida te saate siis ükshaaval sisestama hakata. Mõned väljad on ka siis läbi X-tee otseühenduses Maa-ameti maardlate registriga või siis äriregistriga või kinnistu raamatuga. Et saate siit edasi liikuda ja järjest sisestada. Ma slaidimaterjalina paneks kaasa ka selle juhendmaterjali, kuidas neid ruumikujusid siin sisestada või koordinaatide tabeleid kokku panna. Kuidas erinevate kujundite puhul peaks käituma. Aga neid ma palun teil siis vaadata pärast, kui te tahate harjutada seda asja seal õppekeskkonnas. Ja ma ütlen sedasi, et kõige keerulisemad on võib-olla see kaevandamisloa taotluse kokkupanek või uuringuloa taotluse kokkupanek, aga näiteks kaeviisi tarbimise või võõrandamise luba on hästi lihtsaks tehtud. Et põhimõtteliselt kogu see taotlusvorm koosnebki siis ühest leheküljest. Täidate siin need andmestikku ära ja saategi meile esitada selle taotluse menetlemiseks. Ja siis tõin lõpus välja ka mõned siuksed kasulikud õppeveebinarid, mida me oleme teinud, et kui tahate deklareerimise või mahuarvete esitamise kohta rohkem teavet, et siis saate ühte webinari siit järgi vaadata. Sellest ma võib-olla pikemalt ei räägi. Igasugust maapuualast infot loa taotlustega saate meie kodulehekülje pealt, kus see maapuupesa on. Ja siis kindlasti soovitan teil ka kiigata seda koolituskeskkonda, kus te saate siis ise turvalises keskkonnas järgi proovida, kuidas Kotkast kasutada on. Aga mina tänan siis teid